Vaikne nurgake. Surmani tüdinenud kesklinna mürast ja tolmust tüürin endale toa märksa tahapoole ühte hoovimajja, mille avaralt rõdult otsekohe võib astuda suurde poolmetsikusse viljapuuaeda, kus mulle on lubatud jalutada, nii palju kui süda soovib. Poolsaksa perekond, kuhu satun ja kuhu ühtlasi jään kostiliseks, koosneb 3 isikust. Peremaa on täisväärt baltisakslane, isa sakslusse kalduv eestlane ja nende 17-aastane tütar, nii kuidas keegi asjaolude peale vaatab. Igatahes on Vestbergide koduseks keeleks laitmatu saksa keel, kuigi perekonnaliikmete kodused kombed pole kaugeltki ühtlased. Võiks ütelda, et kogu see hoovi või aiamaja terveni kuulub Vestbergidele, kui maja idapoolses otsas poleks veel 2 üksiktuba, kus elavad teised üürnikud, eelmises poolpime saksa vana mutt Laise, teises endine restoranikokk Zarubajev, ühes naise ja 3-aastase tütrega. Tänaväärse maja suuremas osas elavad maja omanikud ise, 3 saksa vanapreilit ja nende 100-aastane tädi. Vähemas 2-toalises korteris asub endine mõisnik Lüke, kes praegu töötab peenmehaanika alal ja tihti käib kaebul, ees sinine tööpõll, nägu tahmane, juuksed sarvis nagu metsahaldjal. Minu väikse võitu aga kodune tuba on sisustatud keskmiselt. Pole sees midagi luksuslikku, kuid ei puudu ka midagi vajalikust kraamist. Ainult väljavaade jätab veidi masendava mulje. Otse akna all on puukuur, kuhu peale põletispuude on mahutatud palju vana koli ja kremplit. Pärast ma harjun sellega, aga esialgu küll kibedasti kadestan teist allüürniku härra Reinu, noort riigiametnikku, kes elab eeskoja teisel poolel päikesepaistelises toakeses akenavarasse ilupõõsastega ja muruga kaetud hoovi. On aprillikuu lõpp, kui ma oma vähese inventariga kolin Vestbergide juurde ja asun elama ülal nimetatud ruumi, mille muuseas juba esimesel päeval nimetan farmiks. Et mu korteriüür ja kostiraha on terve kuu eest tasutud, siis sobib jutt pererahva lõunalauas. Sample complete. Ready to continue?